Reageerid, see on väga hea reaktsioon. Täiesti suurepärane. Kas me oleme olemas nüüd või? Tund jookseb. Terid sõrulased ning muidu saarlased, ma olen Tammeugu Mari ning täna ma olen Salmel pakkide keskel. Aga mul on siin paar külalist ka. Aga hakkame siis siitpoolt pihta. Terist! Mina olen Anu Tammeniidilt ja mind seob siis Sõrvega see, et ma teen Sõrvemaa koori ja praegu õpin Elleri kooris ka dirigeerimist. Peale selle, et sa oled siin sündinud. No peale selle. Ja siis mu vasakul käel on mul teine sündinud sõrulane. Tere, ma olen Tuule. Käin praegu Tallinnas ülikoolis, aga olen sündinud kasvanud ikka Sõrves. Nõnda, et mul on siin 2 sõrulast, kes mõlemad on Mandrimaal kooli peal, üks Tallinnas ning teine Tartus. Aga ma küsingi, et sa juba ütlesid, et sa õpid Elleris dirigeerimist. Miks sa seda teed? Kuna ma teen maakoori, siis on ju tarvis endale uusi teadmisi ja siis sealt ma neid muudku korjan ja muudku õpin. Praegu olen jätkõppes ja nüüd on teine õpetaja, veel rohkem uusi teadmisi ja saan veel targemaks ja veel osavamaks. Nõnda, et läksid kunagi ammu kooli peale ning pole tagasi saanud? Pole veel saanud, jah. Aga sa pole nõnda kaua mitte veel ära olnud? Ei ole. Jah, ma läksin, nüüd olen 2. aastal ülikoolis. Sattusin ka oma erialale siuke pool kogemata, lihtsalt kandideerisin. Siis sain edasi vestlusele ja sain lõpuks sisse ja siis valikuid oli teisi ka, aga mõtlesin, et ma proovin ära ja kui meeldib, et siis käin edasi ja kui ei meeldi, saab alati teist asja minna õppima. Aga kes sust siis tuleb? Minust tuleb kommunikatsiooni inimene. Ma õpin reklaami ja suhtekorraldust, aga ma olen spetsialiseerunud siis suhtekorraldusele. Ja ega ma väga täpselt veel ei tea, kes must tuleb, aga natuke on veel aega otsustada, vaadata, mis mind rohkem ja huvitab, et mida ma täpsemalt teha tahan. No ma saan aru, et Anu on asjad nõnda sättinud, et ta on Sõrvemaaga kõvasti seotud, et käib siin koori proovisid tegemast. No sa käisid ka meitel laulmas ju, aga kuidas sul see sidusus selle Sõrvemaaga praegast on? Praegu on natuke tahaks rohkem koju tulla, aga lihtsalt aega on vähe, ei jõua nii tihti. Aga ma arvan edaspidiselt, see on alati selline suur tegur, kui ma mõtlen, et mida ma tahan tulevikus teha, kes ma tahan olla, mis tööd tahan teha, siis alati väga tähtis on mu jaoks see, et mul oleks aega, et mul oleks võimalusi siis tulla ikka Saaremaale, tulla koju võimalikult tihti, et ma ei oleks liiga seotud siis ükskõik mis teise kohaga, Tallinna või Tartu või mujal üldse. Aga kui nüüd niimoodi mõtelda, et mis sorti inimesi Sõrvemaa vajab, siis see on ju selge, et sõrulised on alati lauljad olnud. Nõnda, et dirigentisid taarist selles ei ole küsimust ka ning sa mõistad ja muud asja ka õpetada, sa võid nootisid õpetada inimestele ning mis sa veel mõistad lihtsalt laulma õpetada. Jah, ei võin õpetada tegust asja, kõike mis oskan, kõike võin õpetada. Ja dirigenti on ikka vaja ja Sõrves on praegu ainult üks koor. Siis tuleb seda ikka hoida ja ma arvan, et tuleb tegutseda. On juba mõtteid kevadeks ka. Veel ei ütle päris, aga vaatame, mis saab. Väga põnev, Tuule hakkab ka vaatama, et kui tihti need lennukid ikka käivad, et kas äkis saab ka. Kas sul ajab muidu suu vett jooskma, et tahad ka maakoori juurde vahest tulla? Ikka ja ajab ja tahaks küll väga-väga igatsen laulmist lihtsalt. Tohutult igatsen, aga vahet ongi see ajapuudus on nii meeletu, et tulla saan ka ainult 2 päevaks tulla ja pean jälle tagasi minema pühapäeva õhtul. Aga üritan ka sättida koolis omal asju niimoodi, et mul oleks võib-olla mõni reede vaba või mõni esmaspäev vaba, et saaks natukenegi kauem olla. Ja praegu ma ka väga-väga igatsen seda laulmist lihtsalt. Tunneks, et hääl tuleks välja ka midagi, et niisama kas või muusikale kaasa lauldes kodus, siis ma tunnen, kuidas hääl on nii ära kadunud ja kinni läinud, et mõeldes tagasi, mis see oli siis, kui me päriselt intensiivselt enne laulupidu laulsime ja saime kokku nii palju ja nii tihti. Nüüd ma mõtlen, et täitsa hirmus oleks hakata uuesti. See pole hirmus, see on tore. Ja kujut ette, ma arvan, et ma olen sopronist aldiks läinud. See pole ka halb. Alt on alati tarvis. Kõik on taarist, ma olen aru saanud, aga ma tahtsin hoopis selle otsaga jõuda, et kui sõrulised on ikka laulda armastanud, vaata seda ka ju öeldakse, et need sellised pisised kandid, et nad ju ikka vajavad sellist suhte korraldamist kogu aeg.
et kas teil seal koolis siis siukest külade omavahelist läbisaamist ka siis õpetatakse, et vanasti oli ikka, et naaberküla poisid andsid teise küla poistele kolakad, kui need valesid tüdrukuid vaatama juhtisid või midagi suukest. Või on teil nagu rohkem laiemas plaanis see õppetöö? Praegu on küll väga selline laiemas plaanis, et võimalikult palju igasugust erinevat, et väga ei keskenduta sellistele kitsamatele teemadele, aga eks seda on võimalik siis edaspidi. Et praegu on jah väga, väga lai ja üldine see. No nüüd me oleme nüüd aru saanud, kes te siis olete ja kuidas te siin Sõrvemaa külges olete, kas ainult südamega või saab ühe jalaga vahepeal maha ka tulla siia. Aga suhka mõte oli, et meitel oli siin see koroona oli selle aasta selline hakaduses veel teema. Aasta lõpuks vaata on ju täitsa ära kadunud, kedagi te praegu mingit koroonast enam on või pole teda. Aga aasta hakaduses oli ju täitsa veel asi. Ja see ju mõjutas meite elu mitu aastat päris kõvasti. No kui me vaatame koori tegemise peale, dirigendi töö peale, siis see mõju vist on päris märkimisväärne olnud. Jah, et paar aastat pole ju peaaegu üldse proovi saanud teha, et kes kui palju jaksas ja sai, aga no maakoor oli täitsa puhkepausil, sest et nii palju riske oli, et ei olnud nagu mõtet seda proovilt tegema hakategi. Eks see mujal mandril ka ju tegelikult see koroona ikka mõjutas väga palju proovi tegemist, et kes sai koos käia, kes ei saanud ja mis koosseis ja kui palju lubati ja kui ei lubatud üldse ja see on päris keeruline olnud ja nüüd, kui on nii-öelda uksed lahti jälle, siis uuesti alustada on päris raske. Et inimese mälu on selline lühiajaline, et kõik, mis on õpitud, läheb ikka nagu meelest ära juba paari aastaga. Mingit kehamälu ei ole või? Ma arvan, et ükski harrastus koorilaul ei ole nii palju laulud, et see laulmise asi kehamällu oleks jäänud, et 2 aastat nüüd üldse ei laula ja siis kohe tuleb. Ei tule. Tuleb alustada mitte päris nullist, aga siiski tööd on ikka palju. Ja hullem veel kui see, et saab proove teha, ei saa, et või pead ära jätma, on see, et ei saa mitte midagi planeerida. Et võib ju sügisel olla hea plaan, ma teen kevadel või talvel selle kontserti, sinna esinen, sinna lähen ja lõpuks on nii, et nädal aega enne sul 10 lauljat ütleb kõik, nemad ei tule ja mitte üks asi toimuda ei saa. Et see ebakindlus, see teadmatus, see planeerimatus, see on väga raske. Ja samas, kui ei planeeri, siis ei saa kohe ju midagi teha. Mida tead ka siis selle asjaga kaasas käis või? Koorilaulu puhul võib-olla mitte nii väga. Et selles mõttes, et no ehk avardas see mingid võimalusi. Ma tean, et olid koorid, kes tegid Zoomis proove, aga see oli rohkem selline seltskonna hoidmise teema, et see koor laiali ei läheks. Et see eeldas, et sa oled küll igaüks istub oma kodus arvutis, võid ju proovida laulda, aga kui koorilauljad on ikkagi siuksed nagu kari, töötab karja efektil selles mõttes, et kui on lauljad, kes ei oska ise väga hästi veel laulda, siis nad ei oska kodus väga hästi laulda, et neil on nagu järelevalvet vaja rohkem. Aga samas see lõpetas võib-olla inimesi rohkem arvutit kasutama, koolis õpetati rohkem arvutit kasutama, loengut salvestatakse, vist praegu ka või? Ja. Mõnda aega tuleb ette. Minul oli küll, et meil salvestati mingeid loenguid, mis olid rühmatunnid ja oligi nii, et kui sa olid haige kodus, sa said seda kas järelkuulata või otse vaadata. Et see andis minu just väga palju häid võimalusi. No tahad vähemasti õppetöösse see koroona tõi midagi suhkust ka, mis ka kasuga, sa oled nüüd umbes õppimisega tegelenud terve see koroona aeg. Ja ma tunnen ka, et see sükest paindlikkust on toonud sisse väga palju rohkem, mis mõne koha pealt on väga palju aitanud, teinud lihtsamaks just ka see mingid salvestamised ja järgivaatamised, aga nüüd just sel aastal on teinud jällegi raskemaks, et sel aastal õppejõud, nad on ka tüdinud sellest, nad ei viitsi enam ja nüüd nad nagu keelduvad või üldse ei taha salvestada, et isegi kui on näiteks Zoomis või kuskil, nad ei viitsi salvestada, ei viitsi üles panna ja nüüd on nii raske järsku, et ei ole seda võimalust üldse eelmine aasta harjus nii ära sellega. Nad vist tahavad rohkem vist kontakti nüüd. Ja. Eks seda, aga nagu isegi kui küsitakse, et kas please võiks on, et ma ei saa tulla, aga nad ei viitsi enam. Eks see tüdimus vist tuleb ka peale. Aga mis kooris hea on see, et me saime seda Liiumaal ära käidud? Jah, see oli meitel päris uhke. Sa said vesisisuga muidu jälle pealt vaata seda,
me tegime ägeda reisi küll Hiiumaale, vaada, kõik ju uudistest ju nägid, et Saaremaa oli igas pool lehtedes ja televiisoris sellega, kuidas kõik oli lume all ning üldse mitte elektrites ole. Aga mida Maakor sel ajal tegi, oli Maakor istus auto peale ning sõitis Hiiumaale ning jättis selle ilma elektrite Saaremaa lihtsalt maha ning olime Hiiumaale. Seal õnneks oli voolu. Ja me tegime ikka sügisel kõvasti proovi ka. Et ma arvan, et nägime kõvasti vaeva ja ega see Hiiumaa reis oli päris tore ju. Ja sai nii palju uusi kogemusi. Ja see oli ikka, Hiiumaa oli väga ilus lumine. Ja tõeliselt kaunid fotud on. Ja mitte ainult siis laulukogemusi, vaid ma sain kõvasti jääraja sõitu õppida näiteks ja nii pimedas kui valges. Nii väga huvitav oli. Aga ilus oli tõesti, nii et see elamus Moojauks oli kõige suurem Hiiumaa reisi elamus ikkagi need lumised vaated, et see oli ikka võimas. Ja siis tuled koju ja saad teada, et näed sa, 4 läks elekter ära, nüüd on juba pühaba, ei ole tagasi mitte, läks kuni 4 päevani välja veel. Ja mõnel vist pole siiamaani õiget voolu. Ma olen aru saanud. Nii et jaa, et Maakooriga on meil tõesti uhke värk olnud. Aga no hakkasime selle aastaga pihta, me jõudsime ringiga tagasi, ring on juba peal, aga kui mitte see aasta pihta hakkas, siis see hakkas üsna pööratselt. Kõik uhkased kergendanud, näed, koroona on möödes ja siis läks venelane vähe lolliks peast. Ma küsin siis soo poole vaadates, et see olid ju sõrulane. Sõrulastel on selle venelase ja üldse sõdadega omad sotid. Mis tunne seal noorel sõrulasel oli, kui hommiku öeldakse uudistest, et Venemaa läks nüüd Ukrainal kallale? Täitsa mäletan seda hommikut väga hästi, see oli ju vabariigi aastapäeval meil. Ja mul magasin hästi kaua vaba päev ja siis mul korterikaaslane tuli minu tuppa ja ütles, et nüüd läks sõjaks Ukrainas. See ikka, no ei tahtnud uskuda. Ikka väga selline, mõtlesin, et ärkasin üles kuskil teises dimensioonis, et kuidas nüüd niimoodi. Väga uskumatu tunne oli aga samas mõtlesid tagasi, et kui paljud olid kogu aeg aina hirmutanud või hoiatanud ja öelnud, et nii läheb ja nii see juhtub ja et nii suur üllatus ka siis lõpuks ei olnud ikkagi. No sul kindlasti on ju kodus ka vanemad või vanavanemad ju rääkinud neid lugusid. Sõrvemaa on ju sõuke kant, mis selles teises maailmasõjas sai kõvast maha põletatud. Jah, eks sellepärast ka, et need jutud ja mälestused on nii palju veel edasi antud, sellepärast ka ei olnud see lõpuks nii suur üllatus, kui pikemalt mõelda selle peale. Et tundus, et kõik nagu kordab. Et olid soo vanaema noor selle ajal ning või oli sul vanaema selle ajal? Vanaema oli, jah. Vanaema oli noor, aga eks tema ei tahtnud sellest üldse rääkida, eks need olid nii koledad ajad, et tema üldse ei rääkinud sellest. Ta oligi Sõrves. Väike noortüdruk oli. Et temalt väga palju ei saanud. Kuigi eks me küsisime ikka, aga ta ütleski, et mis sellest koledast ajast rääkida, ütleski. No nüüd uudistesse vaatad ja saad aru küll, miks nad praegi. No meite peres sellest ka väga, ega vanaisa ka väga ikka ei rääkinud. Ma arvan, et sama asi. See on nii kole, sellest ei taha keegi ristab mitte midagi rääkida. Nüüd on lihtsalt uued inimesed, kes ei taha sellest enam mitte kunagi rääkida. Ja neid on nii palju. See on natukse teistmoodi, et need vana aja sõjast ju pole ju piltised ega filmised või, et mingid väiksed jupiksed siin-seal, aga praegust on ju terve internet ja televiisor ja ajalehed on kõik ju täis. Et huvitav, kas see teeb seda kaugelt sõjale peale vaatamise teistsuguseks ka, kui sa nagu näed just nagu oma piu peal vaatad, näed, siit tuleb kõik. Kindlasti teeb teistsuguseks, aga ma arvan, et sama palju, kuna me näeme seda kogu aeg, siis me võib-olla kiiremini kuidagi unustame ära või muutume neutraalseks. Ma kardan seda sama, et see on küll halb öelda, aga ma arvan, et me harjume ära. Harjumegi. Ja see on väga kole mõte, aga lihtsalt inimene lõpuks harjub sellega ära. Tegelikult, kui mõelda tagasi sellele veebruarile, siis oli kõik hästi aktuaalne, kogu aeg vaatad, et mis nüüd ja mis nüüd. Märtsi lõpus oli juba, natuke juba see, et harjumusest aga see on nii kole mõte ignoreerima. Ja mõnes mõttes sul on ju seda vaja, sa pead ju oma vaimset tervist säilitama. Kuidagi kaitsma ennast. Ja. Et ma mäletan, meitel oli ammukeriga salvestasime plaati ja see oli märtsi akadus, kas see oli 5. märts või mida tsoukest. Ja
see oli esimene päev peale sõjaakadust, kus ma terve päeva jooksul ei mõelnud kordagi sõja peale ja kõik, mitte kedagi ei mõelnud ja kui see päev möödas olid, siis järsku kõik vaatasid üksteisele otsa. Kas keegi uudisse on vaadanud, siis kähku kõik vaatasid midagi, oli ikka, mida jälle oled olnud, aga siis järsku said aru, et siuke hästi kerge tunne olid, korraks olid nagu pannud selle koorma maha, tegid muusikat, laultsid ja unustasid natukese ära. Et natuke mulle tundub, et see muusika tegemine on nagu siuke, astudki teise dimensiooni korraks ja unustad ära, mis jah, see ongi tegelikult mõnes mõttes see kooriproov ei ole ainult see nii-öelda mingi laulu viimistlemine või vormistamine, ütleme nii. Et see on tegelikult inimeste mingi oma rutiinist välja tulek, mõnes mõttes sellest tavalisest, kas tööst, koolist, lastest, kellest iganes. Tuled korra välja sinna teise tuppa ja teedki midagi muud, täiesti midagi muud, unustad kõik oma, telefoni ka ei vaata proovis ju, sest telefon on ju vagusi kuskil. Oledki seal proovis, teed ühte muud asja siis üle, et kas see õues on tuul või ei ole või lumi või see ei ole enam oluline, vaata, sa teed seda ühte asja, siis saavad võtad oma need noodid ja siis kogu sellest kribus-krabust seal tuleb äkki muusika. Minu see on nii lahe. Mu jaoks oli alati see nagu meditatsioon. Niimoodi mitu tundi järjest, kus teisi muresid ei ole, ainuke mure ongi see, et ma nüüd õige koha peal hingan ja siis õige noodi laulan. Kas sa olid siis ka meitel laulmas, kui meil see vool ära käis seal Seltsimajas? Kui meil oli ju, vahepeal oli ju pikalt oli generaatoriga veel töötasime. Kõlab tuttavana, ma mäletaks. Ma nagu mäletan seda, kuidas mingil hetkel sa lihtsalt laulad, siis vaat, et hakkab vist bensiin otsa saamas, kedagid sealt meeste mingi bassirühmast, kedagid läks pani bensu juurde ja vilkus natuks tuli jälle tagasi, et nagu see tähelepanu oli nii vähene sellel argisel asjal nagu elektrivool, et nii palju nooti näeb, ju saab, pole. Ma ei tea, kas sa Tuule siis olid, kui meil üldse polnud elektrit. Me tegime pisikse akordioniga proovi ükskord. Ma ei tea, kas juhtusid siis olema? See akordion on ka väga on, ju sa siis olid. Ja ju ma olin, mäletan sinu käes nagu akordionit. Ja just, et eks see ongi see, et nagu inimene harjub. See ongi see, et harjusime selle generaatoriga, terve talv läbi tegime generaatoriga, alguses oli küll, kuidas saab, ikka saab ja siis vaatad, elektrit pole, no leiame muud lahendused, et see ongi see, inimene harjub ja õpib ja kohaneb ja minu meelest väga tore, et kohaneb ja saime väga hästi hakkama. Jaa, see klaver, et metel see klaver käib ju elektriga meitel. See on suuke majad, sinna saa päris elusat pilli panna hästi, et ei ole kogu aeg nõnda soe ja siis kuna elektri ära oli, siis sa ju kuidagi moodi muusikat välja sealt, ega õnneks oli üks laste akordion meitel kapi otses. Sealt saad ikka oma noodi käde ning läks nagu ludin. Jah, ega laulma peab ikka, et saab õppida ka ükskõik kuidas. Aga kuidas dirigendina suuka asi on, kui sul iga hetk võib nagu, läheb sul vool ära, on sul pool koori karoonas, on sul, ma tea, mis veel? Igast asju saab olla. Igast asju, ma ei oska praegu väga raske on. Selles mõttes alati on ju proov, ega proov ei ole ainult see proov, mis ma seal saalis või ruumis või toas istun. Proov algab mul juba mitu päeva, nädalaid, mõnikord kuid enne kodus tegelikult, kus ma mõtlen repertuaari, mõtlen mida laulda ja enne proovi mul on ka ikkagi plaan ju tegelikult tehtud, ega ma siis ei tule niisama sinna. Ja siis kui pool koori on koroonas ja neid ei ole, siis tuleb kiiresti uus plaan mõelda. See on tegelikult päris keeruline või siis, et tulen, et mängin mingi osa, ma ei tea, klaveriga, aga kui elektrit pole, ei mängi mitte midagi. Siis tuleb jälle ruttu uus plaan mõelda. See on siuke paras, siuke väga loominguline ja ega kooriproov ei lähe mitte kunagi nii, nagu ma planeerin. Pole veel kunagi läinud. Kuule, aga suhtekorraldajana sa peaksid ju siukseid asju ju teadma, et kuidas see on plaan ja siis on nagu see, mis päriselt juhtub ja mida meil ainult korrutatakse ka kõikides ainetes, et peavad olema plaanid, aga mitte ükski plaan ei lähe kunagi nii, nagu kirjas on, et sa pead valmis olema. Ja siis on tagavaraplaanid ja tagavaraplaanid. Just nii, nagu kooriproov. Ja aga kõige tähtsam on siis ka, et aga kui ükski plaan ei sobi, siis ikkagi midagi mõtled välja, oled loominguline, kohandud. Ma saan aru, et suhtes pisises kohas elades sa peadki ju eriti paindlik olema, et ei ole sul nii palju lauljad iga selle rühmas, pead omal võib-olla seade ümber tegema. Sa teed mingit oma tööd, sul pole ka ju võtta, kohe iga ala spetsialisti pole võtta, kui sul on vaja või mis iganes tahad või tahadki oma tulla näiteks siia elama, saab saa täpselt seda tööd ju, mis sa tahad,
Kas teistel ka tundub, et kui sa oled siukse pisise koha inimene, sa pead ikka siuke hunt kriimsil olema, et kõik asju oskama või? Kuidas sul, Tuule, tundub? Sa vaatad sealt kaugelt praegu meitele peale. Absoluutselt. Mul on üldse tunne, et kui ma nüüd olen koolis ka, olen koos nii paljude inimestega poolt mujalt Eestist ja siis kuidagi alati juhtub nii, et saarlastest sa saad aru kohe, kes on saarlased. Lihtsalt peale vaadates või loengus. No, räägib vähe teistmoodi võib-olla. Isegi see ja lihtsalt isegi jutu sees, kui kellestki räägitakse, kuidagi saad aru, see suhtumine on hästi äratuntav. Aga mis ma olen nüüd aru saanud, et ei ole mitte ainult saarlastega, vaid hiidlased on täitsa sarnased. Ikka ka saare pealt. Jah, täiesti kogemata minu enda kursuselt üks minu lähedasimaid sõpru on hiidlane. See on kohe see maailmavaade ja olek on kuidagi sarnane sellisest väiksest kohast olles natuke eraldatud. Siis peadki olema natuke, ma arvan, et loomingulisem see, kuidas sa lähened probleemidele. See on teistmoodi, oled kasvanud kuidagi. Nagu see ressursi piiratus on tuttav teema võib-olla. See kindlasti. Ja et lihtsalt igale probleemile on võimalik nii palju lahendusi, mis ma tunnen, et sellistel inimestel, kes on kasvanudki sellises natuke piiratud oludes, nendel tulevad need lahendused kergemini. Ta on harjunud teise nurga alt vaatama asja. Peedist pesumasinat tegema, kui vaja. Täpselt. No aga ma näen, et siin maakooris on samamoodi, et sa peadki tegema peedist pesumasinat teise korra ja päris ägedad pesumasinat sul on olnud maast, ma ütleks. No mõned on torratud pesumasinat tulnud, jah. Ei, nii ongi, jah. Tuleb lihtsalt väga paindlik olla. Aga inimesed ju oma loomult ongi väga paindlikud, ma olen aru saanud liigina. Ja siin maailma peale üsna kõvasti ringi lammutan ning kui ma täna hommikul hakkasin vaatama, et mis siin maailmas selle aasta juhtunud on, no muidu sõda on esimene asi, selge see. Aga teine teema, mis igast erinevast kandist peale kargab, on ütleme siis keskkonna teema, meite looduse teema, meite kliima, meite loomad, meite putukad, meite põud ning vastupidi üleujutused ning see maailm nagu hakkaks vähekene protestima selle asja vastu, mis siin toimub. No kui sa elad siin Saaremaa peal ning katsud peedi ja pesumasinaga hakkama saa ja siis tundub nagu, et mis ressursi raiskamine, meitel pole siin mingit raiskamist. Istud ning katsud kogu aeg hakkama saa ja aga nüüd, ma ei tea, vaadad Tallinnast suure linna poolt, et on siis teistmoodi suurtes linnadesse elu või? Eks see oleneb vist igalt inimeselt, et ma elan oma elu Tallinnas suht samamoodi nagu Saaremaal. Et ei ole mida tunda, et läheb see pool suppi prügikasti? Jah, ei ole. Kasvatus on nii tugev kodust. Ei mingit raiskamist. Et see on kindlasti et ei käitu väga teistmoodi. Aga võimalusi on rohkem niimoodi. Sa pead ikka ju ennast tagasi hoidma. Peab natuke rohkem pingutama, et niimoodi kokkuhoidlikumalt ja säästlikumalt elada. Aga mis meist siis sedasi üldse saab? Sest et saare peal elades on selge, et ressurss on piilatud, aga suures linnas see unub nii kenast ära. See vist ongi probleem, et suures linnas on kõik nii anonüümne. Et seal kaobki nagu see taju päris maailmaga vahepeal lihtsalt minu meelest ära. Et kõik nagu tundub, et kõik on ju olemas. Aga nagu see arusaam, kus need asjad kõik tulevad ja kuhu nad lähevad, see nagu kaob vist inimeste mõttest. Et nad ei ole ise, ma arvan, et linnas on nii palju lapsi, kes pole, ma ei tea, näppugi mulda pannud. Ei teagi, kus üldse toit tuleb ja kuidas seda saab ja mis sellest pärast saab. Et võib-olla alustame siis sellest, et ei tea lapsed ja ei tea palju, kui need suuredki sellele igapäevaselt siis mõtlevad, kus see toit tuleb ja kes see seda teeb ja kes see kasvatab. Ja, kas mesimumm on ainult selleks, et kena vaata oleks ja või ammust või nõelab sind. just. Et siis see on nagu halb, et ei meeldigi mesilased, et võib-olla see maailma nägemine muutub ilmselt teistsuguseks. No Anu on ju hariduselt bioloog ka, täitsa kohe valibioloog. Kraadisid ju täitsa mitu kraadi küljes, et selles mõttes sa saad ju sellele vaadata ka teadlase pilguga peale. No ma arvan, et see ongi just see, et kaugenemine päris maailmast. Sest kogu see ega see nii-öelda arvutimaailm tungib ka ikkagi väga peale, et väga palju asju istud seal virtuaalmaailmas ja ega ei teagi, mis päris
päriselt toimub. Mis pärast ma natuke mõtlesin selle sõja teema peale ka, et vaatad küll telekast või vaatad arvutist või telefonist või. Et aga kui palju me igasugust muid asju ka sealt telefonist ja arvutist ja ma ei tea, kus kohast veel vaatame, mis tegelikult ei ole olemas. Mis näevad võib-olla samasugused välja, aga mida päriselt ei ole olemas. Aga vahet katsu teha siis. Just täpselt, et kui palju näiteks, suured inimesed ikka teevad, aga kas ja kui palju ja mil määral ka noored inimesed sellele vahetavad ja lapsed, et mis on siis tegelikult nagu see välja mõeldud film ja mis on see nagu päris asi, et kui palju nemad seda suudavad vahet teha. Et see on nagu, ma arvan, päris siuke triki küsimus tegelikult ikkagi. No siin Saaremaa peal elades jälle väikene koht, puuauto läheb mööda, tead, et kusagil on kännud. Ei ole ju küsimust, aga suures linnas võtad, ma ei tea, mis sellest puust seal linnas tehakse, tehtagi suurt midagi peal paberi ja paberkoti ja ostad poest oma vorsti ära ja viskad koti jälle minema ning. Et sa oled ju ka looduse armastavast perekonnast ju. Ja. Et metsateema ju puudutab nii paljusid Eestimaal. Ja, loomulikult. No miks ta puudutab siis? Sest et enamus Eestimaast elab ju Tallinnas peaaegu juba, suures linnas. Miks ta siis teda puudutab? Äkki teda ei puudutagi? Ma mõtlen ka, et ma ei tea kas kui palju neid puudutab. Jah, et mind küll puudutab ning sind ja ning su papat ning kõik ju ilmsesti puudutab, aga no on inimesi, keda see väga puudutab, aga ma mõtlengi, et kas ta siis ikkagi tegelikult kõike üldse puudutab. Nemad võib-olla mõtlevad sellele, et väga hea, võtame need puud maha, saame raha. Kasuvad uued puud jälle. Jah, mis muretsed, puu ju tuleb tagasi. No bioloog teab, muidu puu kasub tagasi. Iga korra on kasunud, miks ta siis nüüd kasu? Kasub. Lihtsalt, et mis puu ning millal? Ja millal, just. Kuule, aga räägime nüüd midagi ilusat ka. Ma küsin soogast. Ütle moole, mis on keikse toredam asi jõuluta ning pühade juures? Saab linnast ära tulla. Saab sauna minna. Päris sauna. Päris sauna ja päris linnast ära. Ma arvan, et see on kõige parem. Sa nüüd mõtle vahepeal. Nüüd sa ütles, ma küsin uuesti. Eks tuleb veel mõni mõte. Täpselt nagu minu vastus täpselt. Saab linnast ära, saab koju. Saan metsa jalutama minna. Seda ma igatsen kõige rohkem. Et ma saan pikemalt kodus olla, siin olla metsas mere ääres. Et kui sa saaks niimoodi koolis käia, et sa ei peaks kogu aeg Tallinnas istuma, see ikka vist oleks tore. Päris mõnus oleks. Et saaks peale loengut minna metsa jalutama. Aga. Jaa. On sul veel mõni mõte tulnud vahepeal? Ei see kena küll. Aga ma ei tea, võib-olla, et saaks mõne tuttavaga kogu või et see, ma arvan, et on nüüd jälle see arvutimaailm natuke. Et see on nii lihtne ka muul viisil nagu kokku saada. Paned aga pildi arvutist jooksma ja oledki natuke koos. Et ma arvan, et see suhtlemine on ikkagi teistmoodi ja seda on kindlasti need eelmised aastad ka õpetanud inimesi teistmoodi suhtlema, mitte otseselt füüsiliselt kokku saama, vaid rohkem leidma neid arvutilahendusi, kui tohtidki teistel külle minna vahepeal. Ja siis ma arvan, et sellega jälle, see on see paha asi, millega harjub mõnes mõttes. No, et ei viitsigi enam minna ju. No vahepeal on tore küll minna. Ilma otsa. Teise ilma otsa vaatab, ma arvan, et nii mõnigi jätab sõitmata nüüd. Teeb hoopis oma selle videokõne ja vaatab, kuidas teisel läheb. Ja isegi ma tean, et sünnipäeva peetakse teinekord niimoodi, et ei viitsi kas vanaemad tulla külla, et panevad arvuti tööle ja teinekord saa ka, jälle ongi need igasugused viirused, et nad ei tahagi tulla. See on siuke kahe otsaga asi, jah. Nõnda, et me näeme, et see koroona on meid õpetanud arvutit kasutama ning sellest palju kasu lõikama. Ja samal ajal kohati nagu enam ei viitsi ka. Ja ei ole need kõik asjad mitte sinna arvutisse kolin, nõnda, et kõik saaks metsas ning mere ääres elada. Ega vist tegelikult kõik ei mahuks ka sinna metsa ning mere ääre muidud. Aga nüüd kõige lõppu ma küsin, mis on kõik see parem asi maailma veel? Ma tean väga hästi kiirelt. Seenel käimine. Praegu vist pole seeni. Aga lihtsalt mõtlemine selle peale on ka juba tore. Liiga raske küsimus, mis on kõige parem asi. Ma tean, et enne meie Tartu koori kontserti küsiti minu käest, mis on püha rahu südames. Ma arvan, et see on üks väga hea asi.
Jaa. mis on ma arvan, et üks väga hea asi maailmas, on püha rahu südames. No see kõlab nüüd küll lõpetuseks väga kena, kuigi see vastus, mida iga sõrulane ootab, on loomulikult siiakala. Aga kenad uut aastat ning tulge teite läikenäärisokud ka ning kui nad tulevad, sa tead, mis sa teed, on ju? Annad talle pähkeid tasud, paned täis kenasti ning kui sul siuke pitka kailaga pudel on, siis võib lonksu ka anda, aga ära palju anna, nad nii kas peres käivad. Nõnda, et kenad tervist teitele. Siuke lugu siis täna. Ma unustasin kella vaadata. Ei ole tund aega, 40 minutit. Väga hea. Ja sealt mingit vahepealt läks kerima.